Šotimaal ründas valge mees 5 inimest noaga, kuna islamofoobne retoorika on muutunud üha levinumaks. Ja enne kui ütled, kuidas sa tead, et sellel pole mingit seost islamofoobiaga ega moslemitega. Vaatame, mida ründaja, pussitaja, ütles kohe pärast kinnipidamist. Suur tänu teie kõigile meestele, kes seda tegid. Tänan kahtoon ja tänan teid. Tõesti, suur tänu! Nii et neile, kes aktsendist aru ei saanud, olen teile korduvalt öelnud, et kaitsen riiki nende neetud moslemitest värdjate eest, kes vägistavad meie noori tütreid, meie lapsi. Aitab küll, mul on sellest küllalt. Olgu, ma arvan, et on üsna selge, mis tema motiiv selle pussitamisrünnaku taga oli. Ja ma tahan sellest rääkida, sest nagu te juba teate, räägime palju sellest hullumeelsest asjast, mis Ühendkuningriigis toimub, eriti praegu seoses selle groomingu jõugu uurimisega. Kui te pole veel kuulnud ilmselt kõigi aegade suurimast poliitilisest skandaalist ja minu arvates on see isegi suurem kui see, mis toimub Epsteini toimikutega. Me räägime umbes 150 000 noorest naisest, valdavalt valgenahalistest Ühendkuningriigis, keda süstemaatiliselt gruumiti ja rünnati jõuguti. Ja valitsus varjas seda. Meditsiinisüsteemid nagu NHS varjasid seda. Kohalikud omavalitsused varjasid seda. Ja loomulikult ei teinud moslemi kogukond sellest suurt kära, sest on üsna ilmne, et midagi sellist ei saa varjata, kui pole süsteemi, mis üritab kõiki vait hoida, kuna kardeti sellist rünnakut. Nad kartsid rassismi, mis kaasneks nii pöörase loo avalikustamisega. Nüüd, kui see lugu on avalikuks tulnud, on Ühendkuningriigi inimesed, kes on juba niigi tundnud end väga ärritunult ja frustreeritult viimastel aastatel toimunud erinevate sündmuste tõttu, peaaegu keemispunktini jõudnud. Ma arvan, et peaaegu on ilmselt isegi liiga leebelt öeldud. Alates sellest, kuidas Belfastist saeti mehe pead, kuni selleni, et Ühendkuningriik keelab need ilmselgelt sotsiaalmeediat, aga peaaegu keelas ka Tommy Robinsoni korraldatud marsi ja takistas parempoolsetel meeleavaldajatel kohale tulla. Ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Tõusev immigratsiooniprobleem Inglismaal, Šotimaal ja Iirimaal teeb väga paljud inimesed väga-väga murelikuks. Ja me teame, milline on olnud moslemite retoorika selle ümber. Sa ei tohi selle kohta midagi öelda, muidu oled rassist. Sa ei saa nimetada kõiki moslemeid islamistideks. Sa ei saa öelda, et nad kõik on meie ühiskonnale halvad. Ja paljuski on neil õigus. Neil on õigus. Aga enne kui me jõuame selleni, kuidas poliitikud on sellele väga südantlõhestavale sündmusele reageerinud ja muidugi ka selleni, kuidas islamistid seda üritavad enda kasuks pöörata, vaatame kõigepealt, mis rünnaku ajal tegelikult juhtus, sest see ei ole sugugi meeldiv. Ja kõigile tundlikumatele inimestele siin, olgu öeldud, et see vajab sisuhoiatust. Alustuseks on mees palja ülakehaga. Siin ta ongi. Ta kõnnib ringi noaga. Ma arvan, et juba iseenesest on see üsna hirmutav. Ei tee asja paremaks, et tal on tätoveeringud ja ta on palja ülakehaga, mis jätab mulje, et ta on hull. Ja nüüd hakkab ta lihtsalt inimeste poole jooksma. See on midagi, mida ma kindlasti ei hindaks. Nüüd ma arvan, et me võime juba selle video põhjal, kus ta üritab ust maha murda ja klaasi torkida, eeldada, et tal ei ole plaanis selle noaga, mis tal käes on, midagi sõbralikku teha. Ja huvitav on märkida, kui paljud inimesed lihtsalt kõnnivad mööda. Justkui oleks kõik täiesti korras, olles oma telefonides hõivatud. Olgu, see on hetk, mil politsei ta kinni peab või arreteerib. Ja sa kuuled inimeste hüüdeid, ma arvan, et poe sees, ma pole kindel, kes hüüavad ei ja jumal tänatud, et nad suutsid teda eemal hoida. Me lihtsalt peame ikka ja jälle kaitsma riiki nende neetud neegrite ja värdjate eest, kes vägistavad meie noori tütreid, meie lapsi. Küllalt on küllalt. Mul on sellest kõrini. Kas sees mees, ma arvan, ilmselt juba varem. Ma ei tea, miks kas see on kuulijälg tema esiklaasil, pole selge. See oleks iseenesest huvitav. Siin tulevad politseinikud teda ilmselt sündmuskohale otsima. Moslemid. Kuulame. Tüüp kaotas enesevalitsuse, võttis särgi seljast, jooksis tänaval inimeste järel matšeetega ja karjus. Mul on kõrini teist, kuradi moslemid. Hea uudis on see, et ma ei usu, et keegi tegelikult viga sai ja ta on praegu kontrolli all. See ei ole õige. Inimesed said viga. Mida teha, ma ei tea.
nii et see on video sellest, mis tegelikult üritusel juhtus. Ja loomulikult on meil Keir Starmeri vastus täiesti šokeeriv. Keegi ei peaks meie tänavatel vägivallaga silmitsi seisma. See isik näib olevat motiveeritud moslemi vastasest vihkamisest. Ma ei tolereeri seda. Ta seisab silmitsi kogu seaduse rangusega. Minu mõtted on vigastatute juures ja ma tänan politseid ning hädaabiteenistusi kiire reageerimise eest. Kui te lihtsalt seda vaatate, siis mõtlete endamisi, et see on päris korralik vastus peaministrilt. Peaministrilt, kes võib-olla juba sel nädalal tagasi astub, aga see on juba teise korra teema. See on loogiline. Tulebki öelda, et igasugune äärmuslik, rassistlik rünnak on äärmiselt problemaatiline. Ma arvan, et probleem, mis inimestel on Keir Starmeri ja selle säutsuga, ei seisne mitte säutsu sisus, vaid pigem selles kahes erinevas standardis, mis praegu kehtib. Sest ma tuletan meelde, et viimastel nädalatel ja aastatel on toimunud väga-väga tõsiseid valgete vastaseid asju. Aga inimesed on sellest vähem teadnud ja meedia on sellest vähem kajastanud. Ja Keir Starmer on olnud sellel teemal üsna vaikne. Ta pole tegelikult välja öelnud, et me peaksime selle küsimusega tegelema kogu seaduse ulatuses. Muidugi on see Tommy Robinson, kes selle välja ütleb, eks? Sama linn 90 päeva vahega. Üks kirjutatakse maha kui vaimse tervise probleem, sest see mees tegi midagi väga halba ja teine peab seaduse eest täielikult vastutama. Tommy Robinson ei hoia end kunagi tagasi, kui sellistest asjadest räägib. Aga ma tahan rääkida Mehdi Hassanist, sest see, kuidas Mehdi on selle loo ümber narratiivi kujundanud, ütleb meile kõik, mida meil on vaja teada. Alustuseks. Sellist rünnakut ei taha mitte keegi. Keegi ei taha oma tänavatele mingit vägivalda, välja arvatud juhul, kui nad on tõesti ebaterved inimesed. Enamik meist ei taha kogeda seda, et kõnnime tänaval ja peame arvestama võimalusega, et keegi võib meid pussitada, vägistada, rünnata, lüüa, pipragaasiga pritsida või tulistada. Enamik inimesi tunneb nii. Nüüd on see midagi, mida on täielikult relvana kasutatud tavaliste inimeste vastu Ühendkuningriigis, sest nad on loonud nii hullumeelse hirmu. Et kui sa ütled midagi oma ühiskonnas kasvavate probleemide kohta, siis oled sina see, kes vastutab, täielikult vastutab selliste vägivaldsete tegude eest. Ja seda on süvendanud asjaolu, et nad saavad nüüd sind arreteerida sotsiaalmeedia postituste eest, mis nende arvates võivad potentsiaalselt kedagi millekski mõjutada. Mitte otsene mõju, mitte nii, et sa kirjutasid selle postituse ja selle tõttu keegi läks ja tegi midagi, mida nad ütlevad, et see on sinu teene. Ei, lihtsalt potentsiaalselt. See, mida sa ütled, võib potentsiaalselt sellist kahju põhjustada. Ja praegu Ühendkuningriigis see video sellest mehest, kes ütleb, teie islamistid, teie islamistidest värgjad. See video annab islamistidele, kes on varjanud ahistajate jõuke ja varjanud seda hullumeelsust, mis Ühendkuningriigis toimub. See on andnud neile kogu selle laskemoona, mida nad on lootnud saada, et tõestada oma seisukohta, et teie ei saa selliseid asju paljastada. Te ei saa neist asjadest rääkida, sest kui te seda teete, siis vastutate rassismi eest. Ja ma arvan, et selle parim näide on Mehdi Hassan. Neile, kes ei tea, Mehdi on selline, teate küll, ma ei tea, selline mõjutaja, isiksus, kommentaator internetis ja ta on muidugi islamist. Mõned asjad, mida ta on minevikus öelnud ja millega ta on vahele jäänud, on väga-väga halvad. Aga tal on inglise aktsent ja talle meeldib esineda nii, nagu ta oleks tõesti inglaste poolt. Ja loomulikult püüab ta selles kõiges võimalikult palju rõhutada, et islami ülevõtmine Ühendkuningriigis ja kõik, mis toimub nende seksuaalse ärakasutamise jõukudega, pole tegelikult nii probleemne. Muidugi, see on lihtsalt meedia, kes sulle valetab ja püüab sind manipuleerida ja nii edasi. Loeme siis, kuidas ta sellest sündmusest räägib. See on moslemivastane terrorism, mida võimupositsioonil olevad inimesed õhutavad ja normaliseerivad ning millest keegi ei taha rääkida ega tõsiselt võtta. Häbiväärne. Muidugi, just nii kajastas seda BBC Europe News. 5 vigastatud kahtlustatavates moslemivastastes rünnakutes, kui relvastatud mees liigub Edinburghi tänavatel. Te kõik olete näinud videot, mille me tegime sellest, kuidas BBC-le meeldib asju kajastada. Kas mäletate, kui üks islamistist migrant üritas tänaval valge mehe pead maha saagida ja nad postitasid selle kohta naeruväärse teate, nimetades seda lihtsalt pussitamiskatseks? Teate küll, Belfasti tänavatel, kuigi me kõik teadsime täpselt, mis tegelikult toimus. Pane tähele, et seal ei oleks nad kunagi öelnud, et see on valgete meeste vastane rünnak. Siin on nad väga valmis ütlema, et see on moslemite vastane rünnak, sest see sobib nende retoorikaga, mida nad on juba väga kaua ajanud. 5 meest on saanud vigastada mitmes kahtlustatavas moslemite vastases rünnakus. Palja ülakehaga meest nähti Edinburghi tänavatel ringi liikumas. BBC andmetel algasid rünnaku taas linna lääneosas asuva mošee lähedal, kus 2 meest said reede õhtul vigastada. Sotsiaalmeediasse postitatud videotes näib olevat näha sama meest bensiinijaama rüüstamas ja pitseria uksi lõhkumas mitme miili kaugusel Leatham Walkil, enne kui politsei ta maha surus. Huvitav, et selles videos, mida me vaatasime, purunes esiklaas. Võib-olla on tema selle eest vastutav.
Ja nii kajastas sündmust Sky News. Mees on arreteeritud pärast Edinburghis toimunud vägivaldsete rünnakute seeriat, mille tagajärjel sai 5 inimest vigastada. Politsei sõnul teatati mitmel pool linnas juhtumitest, mis hõlimasid rünnakuid, ähvardusi, röövimisi ja vandalismi. Terrorismivastased politseinikud juhivad nüüd uurimist. Šoti mošeede ühingu sõnul olid sihtmärgiks moslemid ning see on kogukonna šokki viinud. Rühm ütles avalduses, et rünnakud Edinburghis on samuti osa murettekitavast vaenulikkuse ja vägivalla mustrist, mis on suunatud moslemite, mošeede ja islami institutsioonide vastu kogu Šotimaal. Viimastel kuudel on kogukonnad olnud tunnistajaks mošeede ründamisele, rassistlikele vahejuhtumitele, mis on suunatud moslemi kogukondade vastu ning laiemale moslemi vastase retoorika kasvule nii internetis kui ka väljaspool seda. Edinburgh ja kogu Šotimaa moslemi kogukondades valitseb täna sügav šokk, ärevus ja viha. Need viimased rünnakud on väga häirivad, kuid need ei ole tekkinud tühja koha pealt. Muidugi, kohe reageeritakse sellele nii, et te kõik teate, et see on teie kõigi vastutus. See on teie süü. Põhjus, miks ma olen selle rünnaku pärast pettunud, peale selle, et ilmselgelt ei taha keegi, et kedagi tänaval pussitatakse ja ma arvan, et see on lihtsalt vastuvõetamatu viis millegi lahendamiseks. Ma siiski arvan, et see ei ole tavaliselt šotlaste viis. Tavaliselt on see hoopis teine inimrühm, kes siin ohvrit mängib. Ja nad ongi õigusega ohvrid. Nemad olid need, keda rünnati. Ja see ongi põhjus, miks see lugu mind häirib, sest see annab neile kogu vajaliku materjali, et see lugu pea peale pöörata ja panna kõlama nii, nagu kõik need paljastused, mis praegu toimuvad, polekski tõesed. See ei puuduta neid 250 000 tüdrukut. See ei puuduta seda ülevõtmist, mida me kõik oma linnades näeme. See on lihtsalt teie soov meid kahjustada, teie soov meile haiget teha. See on vaakum, mille teie olete loonud ja see on kohutav, ohtlik ja probleemne. Ja ju sellega ongi mul selle looga probleem, sest kuigi see lugu mehest, kes läheb välja ja pussitab 5 inimest, on kohutav ja naeruväärne, see ei tühista kuidagi seda hullumeelsust, mida te olete Ühendkuningriigis islamistide tõusuga näinud. See lihtsalt ei kaota seda. Kuid nüüd kasutavad nad seda tõendina selle kohta, et sa ei tohi midagi islami kogukonna vastu öelda, sest siis oled sina vastutav selle hullumeelse Šotimaal ringi kõndiva särgita mehe eest. Ja me näeme seda üsna kiiresti mõnede meie lemmikpoliitikute puhul. Näiteks Shabana Mahmood. Ma olen Edinburghs toimunud rünnaku uudisest šokeeritud. Olen tänulik politseile ja pääste ja kiirabiteenistustele nende vapruse eest. Kahtlusalust näis motiveerivat moslemite vastane vihkamine. Vihal ja vägivallal moslemite vastu ei ole kohta. Ma tean, et see ei iseloomusta meid riigina. Muide, mäletate juudi vastu suunatud rünnakuid, kui kaua võttis aega, et kuulutada, et see oli sihilikult juutide vastu. Ilmselgelt võttis see aega. Ja Rupert Lowe vastab viidates Henry Novakile ja Belfastile, ärge unustage, miks ta seda ütleb. Ta on nagu, vaadake, nad tahavad teid kõigest toimuvast kõrvale juhtida. Nad tahavad teid kõrvale juhtida seksuaalse ärakasutamise jõukudest ja sellest, mis toimub Henry Novakiga, valge inimesega, kelle politsei jõhkrus tappis ning Belfastis, kus ühe mehe pea peaaegu maha saeti. Nad tahavad, et te keskenduksite sellele loole, mitte tollele. Ärge unustage, mis on siin tegelik probleem. See mees on kohutav, see ei ole okei. Mitte miski selles teos ei ole okei. Aga nad tahavad, et te langeksite selle islami vastase retoorika lõksu, et veenda teid vaikima jääma. Muidugi, meil on siin meie kõige vähem lemmikinimene universumis nimega Bushra Shaikh. See, mis juhtus Edinburghis, peaks kõiki inimesi puudutama. Ma loodan, et Rupert Lowe, Richard Tice, Elon Musk, Tommy Robinson ja kogu ülejäänud moslemi vastase vihatööstus on enda üle uhked. Mul on sellest igapäevasest vihkamisest kõrini. Täiesti aitab, teie jaoks on küllalt. Neile, kes ei tea, see on naine, kes on läinud Iraani, et propageerida islami vabariiki. Ja ma arvan, et see ütleb piisavalt selle kohta, kes see naine tegelikult on. Niisiis, see mees läheb Edinburghis märatsevale tapatalgule, pussitab ja ründab vähemalt 5 inimest. Kõik nad saavad vigastada. See on ilmselgelt terroriakt, moslemite vastane rünnak. Isik, kes ütles, et ta tegi seda selleks, et puhastada Ühendkuningriiki moslemitest värdete eest. Okei, nüüd vaatame korraks Bushra Shaikhi profiili, sest mind huvitab, kas siin on midagi selle kohta, mis juhtus ahistajate jõukudega, mis on tegelikult väga suur teema. See on veelgi suurem teema. 250 000 noort tüdrukut, keda jõugud süstemaatiliselt vägistasid ja mille valitsus kinni mätsis, on palju suurem lugu kui 5 inimest, keda hull inimene pussitas. Valmistatud Suurbritannias, Pakistani ja Lääne-Aasia juurtega ega vabanda kummagi pärast.
vaatame. Meil on Iisraeli vastast kraami. Ta kutsub välja need, kes teda vihkavad. Olen huvitatud, tahan näha, mis saab. Olgu, siin on tema kommentaar. Suurimad grupiviisilise vägistamise toimepanijad olid kolonisaatorid, olid globaalsel tasandil grooming-jõugud. See on see, mida tal on öelda grooming-jõugude kohta. Mõned inimesed näevad grooming-jõugude ohvreid ja tahavad, et nad saaksid õiglust. Rupert Lowe näib aga nägevad neid kui võimalust levitada oma islamivastast propagandat. Ärakasutamine täiesti pöörasel tasemel. Tõeliselt jälk kraam. See sõltumatu aruanne jõudis järeldusele, et väide oli tohutult liialdatud ja ei põhinenud usaldusväärsetel tõenditel. Milline tõbras. Nii et ta postitab siin, et see pole tõsi. Olgu, see on siis see inimene, kellest me räägime, et teil kõigil oleks kontekst, kes on Bushra Shaikh ja miks ta sellest postitab. Aga teil on Mehdi Hassan samal nädalal, kui Rupert Lowe avaldas oma jama jõugu vägistamise raporti, väites valesti, et moslemid vägistasid 250 000 valget tüdrukut ja samal nädalal võimendas Elon Musk seda. Kas keegi on üllatunud? Nad õhutavad vägivalda moslemite vastu ja julgustavad äärmuslasi. Olge väga selged, see on Roheliste partei juht. See poliitikute ja nende triljonärist sõbra Elon Muski jõhker moslemivastane vihkamine loob tingimused sellisteks jälkideks rünnakuteks. Saadan suure toetuse Edinburghi ja kaugemal asuvale moslemi kogukonnale. Muidugi, mida nad siin ei maini ega millest nad ei räägi, on see, et islamofoobsed rünnakud võivad küll sageneda. Aga mis saab kõigest sellest, mis kaasneb islamiseerumise kasvuga? See ongi see, kuhu nad tahavad sinu tähelepanu suunata. See on väga selge muster, see on väga selge retoorika. Vaata, me saame lõpuks tõestada, et groomingu jõukudest rääkimine on sinu jaoks ohtlik, sest see tähendab, et 5 inimest võib Šotimaal noaga rünnata saada. Ei, noarünnakute sagenemine, terrorismi kasutamise sagenemine poliitilise sõnumi edastamiseks sai kusagilt alguse ja see ei alanud šotlastega. Olgem selles lihtsalt selged, tuletagem endale seda meelde. Ja tuletagem meelde, et jah, on täiesti õige mõista hukka terrorirünnakut mingi inimrühma vastu, sest see on kohutav tegu ja keegi ei tohiks kunagi kedagi pussitada, rünnata ega tungida kellegi varale. Aga see, et see juhtus, ei tähenda, et islamistide tõus Ühendkuningriigis ei oleks kohe probleemne. Ja peamised islamistide kõneisikud haaravad kohe sellest narratiivist kinni. Ütleb sulle kõik, mida selle loo kohta vaja teada. Aitäh, et sellele teemale tähelepanu pöörasite.